Hei, minä olen Emanuel ja tänään näytän teille, kuidas tuo intervju edukat suoritada. Olet sä nuor või vana ja otsid suveks tuud. Mä usun, että selles video sä leiad nippe, kuidas tuo intervju kysymustele edukat vastata. Tule minu tuo intervjulle ja vaadata, kuidas mä hakkama saan. Tervist! Minä olen Emanuel. Jevgeni. Hei, Emanuel. Madis. Kuidas? Kuidas siia jõudsid? Hästi. Tämä kysymystä. Tegelikult mä jõudsin siia 10 minuutin varem juba, et mulla on kindel, et ma olen ikkagi õiges kohas. Õige. Tubli. Ma olen Madis, siis tema on mu kolleeg Jevgeni. Me esitame sulle siis mõned küsimused. Teeme ühe tööintervjuuga, et vaadata, kas sa sobid siia nagu ametipositsioonile. Kas sobib? Ikka sobib, aitäh. Super. Esitame esimese küsimused siis sulle. Et räägi see endast lähemalt. Nagu te teate, minu nimi on Emanuel ja ma tänan teid selle võimaluse ees. Tegelikult ma olen läbi aegade omandanud erinevaid oskusi, mis ma arvan, et tuleb kasuks selles positsioonil. Ma olen väga optimistlik noormees. Mulle meeldib väga palju tööd teha ja tavalisel mulle meeldib jalgpalli mängida ja jalgpalli on selline meeskonnasport, mis on mu oskus arendanud, kuidas töötada meeskonnas. Ma olen väga hea suhtleja klientidega ja koostööpartneritega, sest ma tean, et teie äri oleks edukas. Ma pean oma tööd hästi tegema, et jätta positiivne mulje klientidele, et kasvatada usaldus ja pikaaegset lojaalsust. Ma olen suhteline töötama iseseisvalt, kuid ka meeskonnas. Ma olen väga kiire õpilane. Kui te annate mulle võimalus, olen suhteline kiiresti kohanema ning täita kiiret ülesande kõrge kvaliteediga. Teie võite mind usaldada, kui ma saan selle tööpositsiooni ja ma annan endast parima. Aga räägi meile, miks sa tahad just meie juures töötada? Ausalt rääkides, tegelikult raha pärast. Aga ma olen teie firma tegevustega kursis pikka aeg juba, et teie toote on kõige kõrgema kvaliteediga turul. Et te olete innovaatne ja teie firma on loominguline. Te hoolite oma klientide ees väga ja minu arvus sellise suhtumisega, et jääd alati edukaks. Teie firma motiiv mulle just meeldib, sest ma soovin töötada firmas, mis hoolitseb inimeste eest, mitte raha pärast. Ja ma tean ka, et te olete ambitsioonikas firma ning pakut tööd ainult parimate oskustega töölistele. Selle kohal ma näen võimalust töötada parima oskustega töötajaid ning ennast areneda ja töötada pikka aeg teie firmas. Mis kogemused sul on selle ametipositsiooni jaoks? Ole nagu kogemused? Okay. No tegelikult enne kui ma kandideerisin selle pakut positsioonile, ma lugesin hoolega töökirjelduse, et olla kindel enda kogemustes sobivus selle positsioonile. Mul on eelnev töökogemus töötada klienti haldamisega igapäevaselt. Ma olen selle alal väga professionaalne ning mulle meeldib seda tööd teha. Kui kliendid nõuavad kõrge tasemega teenindust, siis minu oskus ma saan need aidata ja pakkuda kõrge taseme teenindus, mis hoiab nende lojaalsus. Näiteks ma oskan hinnata, mis tööd vaja kiiresti ära teha. Ma olen suhteline aidata minu otseselt ülemus, sest neil on ka eesmärk, mis vajab ära täita. Ma tean, et ma pean oma tööd tegema hästi, et firma saavutaks oma eesmärgid. Kokkuvõtteks mul on kogemused, et seda tööd teha kiiresti ja edukalt. Aitäh, et jagasid oma kogemust, aga ütle mulle, mis teeb sinu jaoks hea tiimi? Tänan küsimast. Tegelikult on palju erinevaid faktorid, mis teeks hea meeskonna. Kõige tähtsam neist on see, et meeskonnal ühine eesmärk. Näiteks, kui ma töötan 6-liikmelise meeskonnas
igal uhel selles tiimis peab olema tahtmine töötada ühisel eesmärgi nimel. Tiimi peab suhtlema omavahel hästi ja meeskond peab üksteist toetama ja julgustama, et saavutada parimaid tulemusi. Et minu jaoks see teebki tugevama tiimi. Et näiteks kui kellelgi keerulisem töö tiimis peab olema toeks moraalselt temale, et saavutada selle eesmärk. Ja viimaseks efektiivne meeskond peab kuulama tagasisidet ja olla avatud pidevale tajustamisele ja arengule. Räägi meile, miks sa eelmisest töökohast lahkusid? Tegelikult ma olen väga tänulik oma eelmise töökoha ees, sest seal ma sain väga palju erinevaid häid koolitusi. Ma arendasin ennast nii palju seal. Ja ma jõudsin selline tasemele, mis ma tundsin ka, et mul on uue väljakutse vaja. Ma tahaks uue linnale koolida, et otsida nagu uue seiklus ja uue väljakutsed. Ja sellepärast ma olengi siin Tallinnas täna ja otsin uue väljakutse. Ja siiamaani mul on hea suhteid oma eelmise tööandjaga. Ja vahest ma kirjutan neile ja uurida, kuidas neil läheb ja mis põnevad need teevad veel. Ja vahest ka nemad ka, need on kursis minu sotsiaalmeediaga ja uurib, kuidas mul läheb. Ja siiralt need alati ootab mind tagasi. Aga ütle, Manuel, miks me peame just sind tööle võtma? Ma usun, et mina olen sobiv kandidaat selle positsioonile, sest mul on väga palju häid kogemusi, mis on just vaja see positsioonil. Näiteks ma olen hea suhtlemisoskusega ja mul on hea kogemus kliendi haldamisega, mis mulle just meeldib siit tööd teha, et mu päev on just põnev, sest ma tahaks inimesed aidata, et kui ma suudan nagu inimesed rõõmustada, see ka teeb mind õnnelikuks ja see positsioon on just minu unistustöö ja ma arvan, et kui te võtta mind tööle, te jääte rahul, et teil on töötaja, kes teeb oma tööd kvaliteetse tasemega ja teie klient ka naudib minu tööd. Jah, aitäh Emmanuel meeldiva vestlusest, aitäh sa siia tulid. Saime kõikidele küsimustele vastuse, mis küsisime ja anname sulle lähiajal teada, kuidas läks, et kas saad tööle või ei saa. Okei, väga ausalt, eks kohtume. Suure tänu teile. Nägemiseni. Nägemiseni.